Teil on see nii raske oli, jah? Ja stressi on olnud palju. Et tunnen, et tegelikult terve elu on palju stressi olnud, ja tänu sellele on mul ikkagi juuksed jäänud lühemaks ja hõredamaks. Et siin isegi, ma ei tea, millal ma viimati juuksed patsis kandsin, et mul on alati juuksed lahti ja on selline soeng lõigatud, et neid auke ei oleks näha siit. Ma kammisin juukseid ja ma võtsin niimoodi ja ma vaatasin, oh my god. Mina annan teile, see on praegu 2 šampoonid. Hiljem, kui me kohtumine, ma vaatan, kui kõik on korras peanahaga. Raviga alustame umbes 3 nädalat pärast sirdamist, olenevalt peanaha seisundist. Ja siis teeme kordusdiagnostika, et koostada isiklik ja täpne raviplaan. Tavaliselt teevad just sirdamist mehed, aga Mirle soovi samuti head, kiired ja püsavat tulemust. Pärast operatsiooni anti 1 kuu taastumiseks ja alles siis hakati tegelema peanahaga. See on väga oluline, et juuksed hästi kinni jääksid, et ei tekkis põletikku ja juuksed kasvaksid õigesti. 2 kuud kasutas Mirle Kreshina 1300 kollaseid ampulle. Need aitavad parandada vereringet peanahas, et juuksed saaksid rohkem toitainet, muuta õhekesed juuksed tugevamaks ja stimuleerida uute juuste kasvu. Praegu on möödunud ainult 2 kuud. See ei ole veel lõplik tulemus. Mirle jätkab veel 2 kuud ampullidega Kreshina 1300, pärast seda kasutab ta 2 kuud Kreshina 500. Kogu ampullide kuur kestab kokku 6 kuud. Olen kindel, et õige hooldusega kasvavad Mirle ilusad ja terved juuksed.